aeg, kus me vaatame ühte veel mõnes mõttes autoriteeti. Vaatajaid ma kohe hoiatan teid, et järgneb video, seal esineb väga palju ropendamist, nii et kui teil on toas lapsed, siis katke nende kõrvad kinni või saatke teise tuppa, sellepärast, et me näitame Tartu volikogusse valitud poliitiku jutust sotsiaalmeedias. Me nüüd näitame autoriteeti. Ja siinkohal me tahame ka kõigile öelda, et kui teil on väiksed lapsed, siis saatke nad tahatubadesse. Nüüd hakkate kuulma ropendamist. Või kokkuvõtet siis tema videotest. Ahtung! Et seal on palju ropendamist. Ma tean, et Roosa Banaanika on natuke, sest ta on blond ja tal ei ole väga palju asju öelda, sest ta ei tea ju mitte midagi, millest ta türa räägib. Siis vitt ole vait! Mustanahalised tuleb kõik Eestist välja saata! Kõik naised valitsusest maha! Reformierakond rippu! Sotsid seina äärde ja pumppüssiga kuklasse maha lasta! Tundub igati adekvaatne härrasmees. Kas siiani on ta öelnud midagi valesti ka või? Normaalne naine tuleb suruma mingi ma pean igaks juhuks mainima arvaka aasta see on 2019 jah või isegi 18 ma ei ole kindel, see on kas 18 või 19 see on kas 18 või 19 sest see on see sama korter, kus ma praegu olen. Aga siin on mul heledad seinad veel. Järelikult mul ei olnud neid plaate seinas. See on kas 18 või 19. Ma olen feminist. Miks meil ei ole võrdõiguslikkust? Kuule, käi putsi, türa. Käi putsi eosna. Arvutimängud on süüdi ja teiseks on süüdi Chris Kärner. Välja vabariigi seest, kes söövad meie leiba ja ei räägi eesti keelt. Samal ajal, kui see sama palestiinlane laseks sul ajud läbi, sest sa oled lesbar. Halloo! Kui see russi saabas jõuab siia Eesti Vabariigi pinnale, siis me vittu tapame nad kõik maa ja need saadame nad kastis nende emade juurde tagasi. Tere, kes see vend on? Kus ma teda subscribe'ida saan? Vaata selle venna nägu. Vaata selle venna nägu. No nii. Nad on sõnatud. No nii. Oli ikka nagu geniaalne lüke nii-öelda turunduse mõttes, et nagu meile öeldakse, siis on ju, et ei ole olemas halba turu. Oota, ametilt ma olen kes? Kes ma olen ametilt? Turundust. Ja selle ta nagu võib-olla saavutas... Turundusspetsialist. Tundub, et ma oskan seda, mida ma teen. Noh, mis ta tahtis saavutada? Nats. Ei. Ametilt ma ei ole nats. Kui siis ainult nats? Tartu volikogus on ju, et kõik temast räägivad, kaasa arvad ka meie siin 2 kuud hiljem on ju. Mõnes mõttes selliste asjade kuulmine iga päev erinevatelt kanalitelt on nii normaalsuseks saanud üldse popkultuuris, et see nagu ei pandki mind kuidagi imestama, mis on nii kurb, kui ka on lihtsalt väga kurb. Mina saan aru ja mul on see kriitiline mõtlemine, see võimekus, et okei, see, mis ta ütleb, see, mis üldse internetis öeldakse, ei tähenda alati tõde. Paljudel seda ei ole, eriti noortel, kes on väga haavatavad juba iseenesest. Emily Jott, kuidas sa oled siuke? Kuidas sa, Emily Jott, nüüd selline oled? Emily Jotikene! Kuidas sa nüüd selline siis oled? Et sa laulad siin munnimemise laulu internetis. Aga samal ajal istud ERR-is ja mängid, et sa ei tea asjast mitte midagi või? Kuda nüüd siis niimoodi? Kuda siis nõnda? Halloo!
Andrei, ma küsin kiirelt ühe juhtumi kohta. Sa panid kunagi üles sotsiaalmeediasse pildi koos Andrew Tate'iga, kes on tuntud misogüün, sa hiljem võtsid selle maha ja ka vaband. See oli viga. Mina ei oleks mitte kunagi maha võtnud pilti Andrew Tate'iga. Samamoodi, nagu ma ei võtnud maha ka seda TikToki, kus ma ütlesin, et sotsid tuleks panna seina äärde ja pumppüssiga maha lasta. Miks? Jaa, vabanda, ütle, et tegid vea, ma ei tea, ja mis iganes, on ju? Kui sa tõsimeeli leiad, et see oli viga, siis vabanda, aga mitte kunagi ära võta seda maha. Vittu sellega. Ära tee seda. Miks sa võtad ära? Sest nüüd on, mõtle, kui ma oleks ära eemaldanud selle video netist, aina, siis elu lõpuni on kuskil mingisuguses Wikipeedias kirjas, et Kris Kärner ütles valimistel, et sotsid tuleks pumbaga maha lasta. Ja siis oleks mingi nende enda narratiiv, nagu nende enda jutt, aga mul ei oleks mitte midagi, millega ennast kaitsta. Aga kuna ma jätsin kogu materjali avalikult üles vaatamiseks, siis iga inimene saab minna, panna selle Google'isse, TikToki, kuhu iganes ja ta leiab selle koheselt üles ja ta saab täpselt aru, millest tegu on. Ta näeb seda, kuidas ma seda ütlesin, mis situatsioonis ma seda ütlesin ja nii edasi. Saad aru? Nad ei saa väänata, nad saavad meedias ja seda nad teevad ka, väänata narratiivi enda kasuks, sest nad veel omakorda lõikavad seda videot. Aga samal ajal... Punkta mõdenikuda. Sa oled vallandatud. Koka jutus on tõsi, seal on tõtt selles suhtes. Et ma võin tuua näiteks ühe näite. See võib-olla paljudele ei loe, aga minu jaoks on näiteks väga tähtis. Minu jaoks on see väga tähtis. Et näiteks, kui 2024. aastal said pederastid Tartu linna käest 40 000 eurot, et teha oma pedeparaadi, siis nüüd järgmiseks 4 aastaks neile näidati mida? Lubage, ma otsin selle taskust välja. Mitte midagi. Et selles suhtes tõsimeeli, seal on positiivseid külgi. Seal tõsimeeli on positiivseid külgi. Et kui näiteks oleks Reformierakond sotsiaaldemokraatidega kokku siin istunud, siis tõenäoliselt oleks see summa 2-kordistunud ja neile oleks seekord antud siis 80 000 või võib-olla isegi rohkem.